Martin Helme täna oli EKRE volikogu Pärnus. Millele te kõige rohkem rõhku panite? Oma poliitilises ettekandes tegelikult katsin mitut suurt teemat ja Eesti on tõesti praegu poliitiliselt väga sellises mullistuste või ärevuse ajas, et esimene asi on see, et meil on tõepoolest nüüd esimest korda pärast Riigikogu valimisi mingit sorti valitsuskriis ketramas ja see valitsuskriis on ilmselgelt Reformierakonna enda initsieeritud väga traditsioonilises mustris. Valimiste eel valetatakse valijatele ilusaid asju, siis saadakse võimule, tehakse risti vastupidi ja siis tehakse mõni koalitsioonikaaslane süüdlaseks, loksutatakse valitsuses midagi ümber ja uute valimiste eel tehakse nägu, et nemad ei ole milleski süüdi. Kas sellest päriselt valitsus laguneb või mitte, me ei tea, sest et minu meelest on siin suur väljapressimistaktika ka sotside suunal. Aga isegi kui valitsus laguneb või valitsus vahetub, siis ega meil Eestis kurss ei muutu. Et selle jaoks, et Eestis muutuks kurss energeetikas, majanduses, julgeolekus, selle jaoks on Eestis vaja uusi valimisi, kiiremas korras erakorralisi valimisi ja meie plaan on see, et meie mingisuguste nende tänaste valitsuse muudatuse plaanidega seotud ei ole, meie ühegi kombinatsiooniga ei kavatse kaasa minna, sest et me ei näe, et tekiks võimalus muuta kurssi ja meil on seda vaja. Teine teema, mida me käsitlesime loomulikult on julgeoleku teema. Euroopa Liit on otsustanud, et 60 aastat rääkisid, et nad on rahuprojekt ja nüüd tegid kannapöörde ja nüüd nad on sõjaprojekt. Tegelikult ei kavatse Euroopa Liit mitte mingit päris asja teha, et tugevdada kas Euroopa või ka siis konkreetsemalt Eesti kaitstust või riigikaitset. Kogu selle praeguse siblimise eesmärk on võtta veelgi suurem kontroll liikmesriikidelt nende rahade üle, nende kaitsetööstuse üle, nende kaitseplaanide üle ehk võimu kaaperdamine Brüsselisse ja selle jaoks, et seda saaks teha, siis toimub hüsteeria kütmine ja inimeste hirmutamine. Nüüd rääkisime ka ikkagi energeetikast, see oli ka meie erakonna siis volikogu poliitilise avalduse koht. Meil on praegu täiesti vales suunas toimiv energeetika poliitika. Igasugune juhuelektri arendamine tuleb koheselt lõpetada, tuule ja päikese asjadega edasi ei tohi minna. Me näeme siin suurt korruptsiooni, meie meelest peaks õiguskaitseorganid sellega praegu väga usinasti tegelema ikkagi, kes on seotud nende suurte miljardite jagamise ja saamisega. Ja lahendus Eesti energeetikale on siiski panna rõhku odavale ja kindlale põlevkivi elektrile järgmised aastakümned ja paralleelselt hakata edasi liikuma tuumaenergia arendamisega, Eestisse tuumajaama toomisega, nii suure ja nii võimsa tuumajaamaga, et see katab ära kõik meie vajadused ja jääks üle isegi ekspordiks. Need on teemad. Loomulikult volikogu on meil nii-öelda organisatsiooni rohujuure tasandi kokku tulemine suureks üle terve Eesti suureks koosolekuks. Me rääkisime väga palju ka kohaliku valimiste ettevalmistusest. Me rääkisime sellest, kus me oleme, mis meil teha on vaja. Lühikokkuvõte on selline, et meie erakonna seis, meie erakonna organisatsiooni seis ennem kohalike valimisi, ütleme siis oktoobris toimuvad kohalike valimisi on tegelikult väga rahuldav, et me peame lihtsalt oma kohapealsed tegevused ära tegema, ilusti oma nimekirjad kokku panema, oma programmid ära esitlema ja me lähme lootusrikkalt ja optimistlikult kohalikele valimistele vastu.